Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile, kuidas Tinkercadi keskkonnas kujundada ühte looma. Ja võtan näiteks nüüd ühe väikese tibu või siis linnukese kujundada. Et ma olen juba sisse loginud, ma olen avanud endal selle töölaua ja kõigepealt siis otsin geomeetriliste kujundite hulgast üles kera. Nii, ja kui ma loistan selle endal siia kohe platsi peale, siis teen ta näiteks alguses natuke suuremaks ja piklikumaks, et ta meenutaks mul siis selle tibu keha. Nii, see on mul siis nüüd see alus. Saan siit vaadata ka mitu millimeetrit ta on. Nii, ja nüüd kui ma tahan, ma võin ta siis ka veidi kõrgemaks teha. Nii, ja siis loistan siia ka talle kohe pea. Nii, no vaatame, et pea oleks natukene suurem. Nii, ja loistame siit siis sellisel viisil ka ta suuremaks. Ma saan jälgida siin neid mõõte ka kogu aeg 30, 32, et kui ma niimoodi vabalt kujundan, siis nüüd need ei pea nii täpselt keraga olema. Ja nüüd, kui ma tahaksin selle pea siis tõsta sellele tibule siia otsa, siis ma pean kasutama siis seda noolt, et tõsta teda siis niimoodi natukene üles ja siis nihutan ta siia keha juurde. Nüüd on näha, et ta läks natuke liiga üles. Hopsti, nüüd on ta vist siin peal. Ja kui ma tahan näha, siis kujundamisel ma pean nüüd kogu aeg niimoodi ringi ratast käima ja vaatama, et kas ta on nüüd keskel või ei ole keskel. Et praegu ma olen üsna rahul, et ta on keskele jäänud. Nii, siis näiteks tahan talle ka teha siia ühe saba, siis võtan siit näiteks sellise kujundi. Nii, teen selle nüüd näiteks hoopis selliseks veidi lapikuks. Nii, surume ta nüüd natukene alla ka. Nii, ja nüüd toon ta jälle siia linnu juurde, nüüd ma pean ta tõstma üles ja siis suruma siia taha siis selle selja peale ja jälle nüüd vaatame, kas ta sattus täpselt keskele. No nii, sattus. Nii, ja kui ma nüüd tahaksin talle teha näiteks ka noka, võtame näiteks nokaks, kasutan seda püramiidi, toon endal selle püramiidi siia, siis kõigepealt ma võin ta teha jälle, eks ole, natukene väiksemaks. Jätan ta praegu üsna pika, et mul oleks mugav teda siia linnu pea sisse suruda. Ja nüüd on mul seda püramiidi vaja siis pöörata. Ja näete, siin on siis nooled. Ja need nooled, ma keeran ta niipidi, nii on mul praegu kõige parem näidata, et see nool, kui ma lähen noole peale, on näha kohe, kuidas ta teda siis hakkab keerama. See nool keerab niipidi, see nool keerab niipidi ja see nool keerab niipidi. Minul on vaja ta praegu nüüd keerata vot niipidi ja siis ma saan täpselt vaadata ka mitu kraadi, et ma tahan umbes siin 90 kraadi, võib ka natukene rohkem või vähem, see ei ole tähtis, nii keerasin ära. Nii, vahepeal keeran ta jälle niimoodi, et ma saaks teda ilusti tõsta, tõstame selle noka kõrgemale ja vaatame, kuidas ta läks nüüd. Nii, nüüd tundub, et ta ei ole päris õige koha peal. Nii, vahepeal keerutan, vaatame eestvaates ka, kuidas ta jäi. Nii, väga hea praegu ei jäänud. Nii, võib-olla veidi ka allapoole. Nii, ja siis jälle vaatan. Ja kui ma tahan täpselt samasugust asendit nagu oli, siis klõpsan maja peal, siis mul pannakse seda nii, nagu algselt oli. Siis ma saan teda suuremaks teha. Vahepeal natukene tõsta, vaadata seda kuju. Nii, nüüd ma siit juba näen, näiteks kui ma kuju vaatan, et tegelikult võiks ta olla palju sellisem natukene paksukesem. Siis ma saan kõiki neid asju siit veidi tõsta, aga ma pean kogu aeg kontrollima, et nii, nüüd ma juba nihutasin pea ära, et kuidas ta visuaalselt välja näeb iga külje pealt. Nii, tõstame nüüd ma tõstan üles. Nii, tõstame veel veidi. Siit. Ja nüüd pean ka siis nokka veidi kõrgemale tõstma. Ja vahepeal kontrollime. Nii, näete, nüüd on saba täiesti vale koha peal, nii et kogu aeg keerutan, aga saba ma ei tõstnud. Saba tuleb ka kõrgemale tõsta. Nii, ja paneme siia sisse ja teeme veel ühe tiiru ära. Nii, saba võiks olla natukene tagapool. Laseme veidi alla ja tõmbame veidi taha. Nii. Nüüd oleks hea teha, nokka veel veidi parema koha peale. Nüüd oleks hea teha ka silmad.
ja silmad nüüd, mina plaanin teha praegu nii, et ma teen silmad nagu väikesed augud siia. Ja selleks, et teha auku, selleks ma kasutan nüüd ka seda kera, toon ta siia ära. Aga nimelt on võimalik määrata, mis asi see kera parasjagu on. Et ma teen nüüd praegu ühe sellise suure, umbes sellise kera ja määran, et see on auk, hole siit. Ja nüüd, kui ma siis selle kera toon siia linnu juurde, siis mul tekib siia selline silm, mis on auk. Ja ma saan seda ka kopeerida. Kui ma lihtsalt teen Ctrl-C, Ctrl-V, siis tekib mul 2 tükki ja ma saan selle teise näiteks siis nihutada siia kõrvale. Nii, ja nüüd mul on 2 silma. Aga nüüd vahepeal, kui ma siin lisan neid erinevaid asju, siis oleks vahepeal ka hea grupeerida, et need asjad mul paigast ära ei lähe. Et praegu, kui ma midagi siin nihutan, nihkub mul nagu kõik paigast ära. Ja selle tõttu grupeerimine käib nii, et ma lohistan siis kõik need üle selle linnu ja klõpsan group. Ja nüüd on ta mul tegelikult tervik, et nüüd, kui ma teda tõstan ühte või teise kohta, siis kõik need asjad nihkuvad, et see võimaldab mul siis väga hästi siia hiljem mingisuguseid asju siis seda paigutust muuta, et samas on väga kerge ka seda siis grupist lahti võtta, kui ma klõpsan siia lihtsalt ungroup, siis tehakse seda mul jälle osadeks. Aga näiteks mina nüüd tahan teha siia sellist asja, et ma tahaksin, et praegu ta on mul täpselt siin selle pinna peal, aga ma tahaksin, et ta oleks natukene siis mitte siit alt kumer, vaid et oleks selline, mõnusalt istuks nagu selle laua peal pärast. See tähendab, et ma pean siit alt ühe osa ära lõikama. Ja selleks, et nüüd alt ühte osa ära lõigata, selleks ma kasutan siis seda meetodit, et ma surun ta veidi siis siia pinna sisse. Nii. Ja kui ma nüüd teda siit vaatan, siis on näha, et tal on nagu üks osa siin all. Aga nüüd sellest veel ei piisa, sest kui ma nüüd hakkan välja printima teda, siis kui mul see osa on siin all, siis lihtsalt printer tõstab ta ise üles poole või ütleb, et see osa tuleb ka teha, siis me teeme siia nüüd sellise asja, et me paneme siia alla ühe augu. Nii, võtan selle boks, keerame natukene praegu, et me seda ilusti näeme. Nii, võtan selle boks, lohistan endal siia ära ja nüüd teen siis selle suuremaks. Nii, nihutan nüüd ta praegu siia linnu peale ja nihutan ta nüüd siia alla, nii et ta jääb mul selle pinna alla. Nii, vahepeal vaatame siit, liigutame. Nii, ta on mul täpselt nüüd sellel all. Ja kui ma teen nüüd niimoodi, et grupeerin kõik ära, ja nüüd vaatame, siis näete, et see lind ongi siis alt nagu niimoodi ära lõigatud, et siin all on siis selline auk. Nii, siin on mul näha nüüd tegelikult üks väike kole koht, et ma oleks seda kasti pidanud paremini paigutama, aga niimoodi on võimalik seda alumist osa ära lõigata. Nii, ja nüüd ma teen ühe asja veel, et ma valin siia juurde veel, talle teeme väiksed jalakesed. Kui ma võtan siit ekstras alt, siis siin on olemas väiksed linnujalad ja ma panen need jalad nüüd sellisel viisil. Nii, pöörame nad niimoodi natukene ümber ja teeme väiksemaks, et ma panen nad siia keha sisse, et tal lihtsalt need varbad paistavad siit välja, et sellist kõndivat lindu väga hea teha ei ole, kes on siis jalgade peal, sellepärast, et kui ma teda asja välja prindin, siis ma pean arvestama sellega, et kõik need sellised õrnad osad neid on väga raske printida. Ja need jalad võivad olla ka veidi erinevad, sest siis ta on nagu päris looduses on. Nii, selline lind näiteks nüüd kükitab siin kusagil pesa peal või kusagil sellise koha peal. Ja nüüd üks asi veel, et kui ma teda välja prindin, siis ma pean vaatama selliste eenduvate osasid. Näiteks praegusel momendil on siin nüüd näha, et siit alt selle kera teeb ta ilusti ära, aga siin on selline piklik nokk ja seda on tal väga ebamugav printida.
printimisel on võimalik panna alla toed, aga ma võin need toed ka ise juba selle kavandades ära teha, nii ma grupeerin nüüd need jalad ka siia ära ja siis näitan, kuidas sellise ühe toe tegemine siia alla käib. Et nüüd on mul see lind on siin näha, jalad on tal ilusti all ja ma valin selleks toeks näiteks ühe geomeetri, näiteks ühe silindri. Ja kui ma selle silindri siia noka alla vean, ma teen nüüd selle silindri võimalikult väikese. Teen niimoodi, et ta on siin ainult siis paar millimeetrit. Nii. Lohistan ta siia ja tõstan ta nüüd niimoodi, et ta ulatuks siis nokani. Ja teen siis sellise toe siis ise siia nokka alla ja pärast, kui ma siis selle linnu välja prindin, siis ma saan selle lihtsalt siit ära lõigata ja siis pärast siis välja puhastada või liivapaberiga puhtaks teha. Nii et selliseid loomi on väga mõnus Tinkercadiga teha.